Nii, jõudu. Olen ühe hobukastani juures ja kohe näitan, miks ma seda videot nüüd teen. On see, et siin on konkureeriv haru, millel on päris suur raskuskese hoopis nii-öelda puutsentrist eemale. Ja põhjus, miks ma tegelikult filmin, on see, et tema selline väljumisnurk ja lõige ehk siis on liiga terav nurk ja tema kinnitus on äärmiselt kehv. Et siin me ennem kõigutasime ka seda puud ja sealt jookseb väga palju vett välja, et kinnitus on kehv, nagu näha, jah. Teiselt poolt ka näitan. Mõra jookseb siit ülevalt sisse, sinna alla välja. Et kindlasti tasub karta seda harunemist, sest et kohe keegi on üleval, natukene kõigutab seda puud ja see on näha, mis siin tegelikult toimub. Et siit tuleb väga aktiivselt vett vahelt välja. See on ajapikku sinna kogunenud, vihma ja siit ta tuleb. Ja kui näha ka, siis kui ma rääkisin kehvast kinnitusest, siis tõepoolest siin, kus ta nüüd siin edasi-tagasi käib, kõigub, kinnitus puudub, eks ole. Et ta kinnitab hoopis siia alt ja seda vähe hoiab teda kinni. Et kui nüüd see haru järjest suuremaks kasvades, ütleme, et tal seda purjepind on päris suur, siis tuul võib ta lihtsalt siit lahti rebida ja varale palju pahandust tekitada, kui näiteks see asuks kuskil parkla tingimustes. Kõiguta veel natukene, siis ma filmin, et kui hästi on näha see kõikumine. Õõvastav. Et kindlasti tuleb jälgida ja vaadata seda, mis igal juhul, vaat siitpoolt on paremini veel näha. Et taaskord on see, et kutsuge lähim spetsialist oma puud üle vaatama, et sealt võib nii mõndagi kasulikku kuulda olla. Et mis see vesi siis teeb siin sees, on see, et talvel külmaga see paisub siin sees, päeval jällegi sulatab, siis see jää paisutab seda vahet seal veelgi laiemaks ja ütleme, et see vigastus eskaleerub siin veelgi, et siin alt veel seda vesi vist ei lõppegi ära. Et loodan, et selline väike videojupp sai jällegi abiks, et aga peamiselt sellised harunemised kohe siin võtta on harilikul, vahtral ja pärnadel, eks ole, tekib veel selline ja muidugi on ka hobukastanitel sellised probleemid. Et siin on ka näha, et kui nüüd puu otsa minna, nüüd hakkad seda haru siin kõigutama, siis ütleme, et see on, siis võib sama mure ja sama probleem tekkida. Aga kena, ei hakka rohkem seda pikemaks ehitama seda videot ja loodan, et oli sellest videost abi ja siis ütlen, et kohtumiseni.